üks huvitav auto. Öelge, mis auto see on? See on Smart Roadster. Ohoh, okei. See näeb päris lahe välja. Ma näen, et sisu oled ümber teinud. Kuidas see välja näeb? Sisu on tõepoolest täielikult ümber tehtud, et esmajärgust oli täiesti tavaline hall, aga kuna mulle meeldib nagu eristuda inimestest, siis ma otsustasin neid sellise ekstreemsema sisu vastu, et põhiliselt ongi suurem osa on ta lilleline, mida siis täidavad nagu lillad detailid ja samuti on siis mõndades kohtades on nagu ka valget detaili ja ülejäänud siis nagu plastikud on pigem sellised hallikad ja musta tooni. Okei, ehk siis te olete rohkem siukene loov inimene ja meeldib rohkem käed küljes olla, et enda auto eristuks teistest, et ei oleks siukene copy and paste, vaata. Ja seda kindlasti, et selles suhtes ise see auto on olnud tegelikult alguses tumesinine, siis oli helesinine, siis oli ta valge, et oli ka eelmine aasta Carson Coffee hooaja lõpetamisel, et siis oli ta täiesti valge ja siis siin oli mu enda lemmik õudusfilmi siis Scream Ghostface oli ette joonistatud, et see oli täiesti minu enda nagu käe järgi tehtud, et siin olid vereplekid ja kõik asjad ja ma olin veel nagu Halloweeni dekoratsioonid ka pannud kõik külge, et ta näeks nagu eriti creepy välja. Okei, aga kas sellel autol, teil on mingi suurem plaan ka sellega rajaautoks, lihtsalt show-auto või? Ta otseselt mingit sellist suurt plaani temaga ei ole, et ta ongi põhiliselt ikkagi show-auto ja samas ma käin nii Eestis kui Lätis sellega võistlemas, et ta on praegu vist hopefully hoiab nagu kõige madalama auto tiitlit, vähemalt nagu karikate järgi. Aga selles suhtes mingit suurt erilist plaani veel ei ole, et selles suhtes ta on hetkel veel natukene poolik mul, et siia veel tulevad igasugused kleepsud peale, mul tulevad esistange lisa siia ja plaan on ka kindlasti katus välja vahetada, kuna aastatega ta natukene ikkagi oma aja ära elanud. Okei, aga siis ma loodan, et ma näen seda autot ikkagi kuskil poodiumil, et tiitli võtab ära ikka. No loota võiks, et äkki võib-olla ei ole ainult autolimbo auto, et võib-olla äkki märgatakse teda kui lihtsalt show-autona ka, et loodame, vaatame. Okei, jah, väga lahe auto, mulle väga meeldib see. Aitäh! Meil on siin siis üks Porsche. Võite natuke lähemalt sellest rääkida? 82. aasta Porsche 911 SC. Okei, päris lahe. Kust te siukse idee saite, et sellist Porschet siis omada? Internet, Instagramis, teistel oli, ma tahtsin ka. Väga lahe, väga lahe. Aga mis tal siis kõik ära tehtud on? Kas on mingi mootorivahetus või lihtsalt restaureerimise projekt? Reisimise projekt pigem, et käia vana autoga, mis ei ole sõidukõlbulik, teised pole Euroopa otsas ära. Okei, aga kas juba on teostusel või kuidas ette näeb? Porsche on käinud ühe korra, Volkswagen D3, mis oli siis ennem Porschet, on käinud 2 korda Euroopa teisel poole tagasi tulnud ja on plaan minna ka 4. korda. Nii et. Väga lahe, väga lahe. I don't wanna fall apart. I wanna be alive with you. I don't wanna fall apart. I wanna be alive with you. I don't wanna fall apart. I wanna be alive with you. I don't wanna fall apart. I wanna be alive with you. Ma näen, et siis meil on mingi drifti auto siin. Mis klassi te sõidate? Pro 2 Eestis. Okei, aga mis ma näen, see on drifti auto, see on ilusaks tehtud, päris lahe, ma ütlen isiklikult, aga mis põhjal ta siis on tehtud? Tegemist siis on 92 aasta Nissan 200 SX-iga, S13, kui täpne olla. Ja jah, siis kere on tal S13, aga kogu bodykit on siis järelturu oma aftermarket pandud. Okei, aga mis mootorid siis vahele olete pannud drifti jaoks? See on siis Volvo mootor, Rida 6, 2 turboga, rahuliku pereauto pealt. Mitu aastat kogemust on driftis ja palju võite on? Äkki tiitel ka? Kogemust on, mul on erinevatel positsioonidel olnud. Ma olen nii mehaanik kui spotter olnud ja nüüd selle autoga me sõidame teist hooaega. Eelmine aasta tegime kaasa ainult ühe võistluse ja keskendusime lihtsalt auto tundmaõppisele. Võistlus läks kehvasti, et 2 väga ränka avariid olid. Saime korda, midagi hullu ei ole. Ja nüüd siis vaatame see aasta, et üritame võimalikult palju võistelda, et Raasillas on jälle positiivne kogemus all.
kvalifikatsioonid asjad on tehtud, sai juba nii-öelda lahingut pakkuda selle autoga, et vaatame, kuidas tuleb, et äkki tuleb ka mõni poodium ja tiitel ka kunagi. Okei, aga te ütlesite, et teil on selle autoga nii-öelda avariisid olnud, et kuidas selle remontimine on, kui kere on nii-öelda juba väändunud, kuidas te siis nagu käitute selle autoga, et seda parandada? No seal oligi see õnneks, et kere kui selline niimoodi kannatada ei saanud, et kuna driftiautod on ehitatud ikkagi natuke neid lööke vastu võtma, siis selles osas ei olnud midagi hullu. Ongi vajalikud asjad tuleb välja vahetada, tagaots on see aasta veel paremini ehitatud, inseneeritud niimoodi, et ongi võtab rohkem lööke vastu ja vahetatavad jupid, aga eelmine aasta oli üle katuse, see oli kõige kulukam ja keerulisem, et õnneks ei ole midagi hullu, et kuna katus kui sellist väga palju tal ei ole, et see lihtsalt venitati tagasi ja läks uus paneel peale. Selge, aga ma tahtsin küsida, et nii-öelda see aasta siis on nii-öelda rohkem käed küljes kogemus, sõitmine, saamine aru, kas tulevikuplaan on ka Eestist välja ja maailma poole või kuidas see ette näeb? Muidugi tahaks sõita välismaal ka, aga see ala on väga kulukas ja me oleme võtnud rõhu ikkagi teha ilus silmapaistev auto ja sõita nii palju kui saame, et vaatame, kuidas finantsiliselt lubab. Et kui saab rohkem toetust taha, siis muidugi, et on Baltikumis on väga ägedaid üritusi, kus sõita. Ka põhjas on nagu Soomes saaks sõita. Et jah, tahaks sõita küll, aga proovime kõigepealt siin kodumaal, sest et meie enda Pro Klaks on nii vingeks tehtud, et seal on autod on väga kiired, meil on Mustangid, meil on Corvette'id siin lisaks BMW-dele. Kõigepealt peaks siin ikkagi nagu korralikud lahingud andma, ja siis vaatame edasi. Enne ei ole mõtet mujale minna, kui siin ei tee. Selge, okei. Aga ütleme nii-öelda, et nüüd teil on siin huvitav mootor, ma ütlen, huvitav mootorvälik on. Mis siis oleks sellest järgmine, mis oleks nii-öelda step up, et järgmine tase? Ega siin ei olegi, sest sellest hobumootorist Skandinaavias võetakse väga palju hobujõud, et ka keeratakse sellest välja 1000. Et selles mõttes on, me ei ole siit veel rohkem midagi välja keeranud, see on täiesti originaalses mootor, originaalbiostid, originaalturbod ja ta juba tegelikult suudab, aga natuke tahaks juurde, et siis oleks lihtsam sõita lihtsalt. Ja ega meil on plaanid on olemas, lihtsalt need tuleb ära teha, aga meil ei ole ka mõtet tükki nii suureks ajada, mis suu lõhk jääb. Kuna ta on sõidetav, teeme trenni, sõidame, vaatame ja siis varsti tuleb juurde. Räägi siis, mis huvitav auto see on? Ma näen, et see on niisugune vähe vanem auto. Mis siis täpselt on? See on siis Lada 2104, mille ma ostsin, sest et mulle meeldivad kuubikukuulised autod. 8 euroga sain, sest ta oli pikalt seisnud. Ma enne näitust siis pollisin ära ja ega ma rohkem polegi teinud väga. Aga kas see on siis su esimene auto? Ei, see on mu 8 umbes. Mu esimene auto oli 06, samasugune nagu see punane kõrval. Ja siis ma müüsin maha selle, aga Lada pisike ei alles ja siis oli vaja tagasi osta mingisugune Lada. Seega sa oled siis meil niisugune Lada entusiast, et läbini lõhki Lada? Nojah, need on hea lihtsad autod, mida remontida ja teha ja mulle välimused meeldivad, nii et pigem Lada vend, jah. Aga kui ma küsin siis, kas sellel raske juppe pole leida või? Lada vana auto, ma ei tea. Neid toodeti seal Nõuka nii palju, et igas garaažis on mingi hunnik jupp olemas ja neid saab ikka Facebookist igalt poolt ja on ka tehakse uusi juppe ja Itaalias saab ka Fiati juppe, sest et platvorm on sama, mis vanal Fiatil. Okei, aga ütle mulle, kas on plaan selle autoga mingi suurem projekt või kas on mingi tulevik sellel autol? Tegelikult on plaan küll, ma tahaks siia BMW mootori vahele panna M42 B18. Siis on jõudu topelt, aga mootor on sama suur umbes, nii et peaks olema suhteliselt lihtne panna. Okei. Veits driftida proovida, talvel ja vihmaga ikka läheb. Selge, aga BMW mootor,
Kuidas see nii-öelda siia sisse siis mahub? Kas on vaja lõigata või hakata nii-öelda DIY tegema või? No rida 4 mootor ikka, see pikkus on suht sama, et mootorikäpad peab uued tegema, aga ega plaan veel selge, see on siuke, et tõstan peale vahele ja siis hakkan vaatama, kus kinnitada ja mida kinnitada. Mõtteid nagu on olnud, aga peab vaatama siuke suve lõpu poole pidi. No nii, meil on siis siin üks vanem BMW. Rääkige siis, mis BEM see on? See on BMW 2002 Neue Klasse. Oho, see on ikka päris huvitav nimi, aga see on vanem BEM, et kuidas siis selle remontimine on? Nii-öelda BEM-id ju lekivad, kas see lekib või? Väga vähe, aga lekib. Noh, ikka true BEM peab veidi lekkima, ta ei saa nagu üldse mitte lekkida, aga põhimõtteliselt remont, jah, siin tegelikult siuke BEM-i fänniklube üle maailma on hästi palju, selle tõttu igasugust varuosi ja muid asju on hästi palju võimalik veel saada ja isegi tehakse uusi. Kas või kereosad vahed ei ole, tootakse uusi ka. Okei, aga kas sellel autol on ka näiteks mõeldud midagi 3D printida, et kui juppi pole? Need samad fänniklubid hästi tihti teevad igasuguseid asju nagu näiteks topsihoideid, mida tool ajal ei olnud, et printakse siia juurde kuskile, et nagu siis müüakse ka, et ongi siuke nagu väike asi. Selge, okei, aga mul on tunne, et te olete siukene suurem BEM-i entusiast, et mis teil enne seda BMW-d on olnud siis? Enne seda BMW-d on olnud ka Saabid. Aga tavaautot ikkagi mingid 2093 ja midagi sükest, et mitte midagi haruldast. Okei, aga kuidas te siis nagu sattusite sellise huvitava ja ilusa BMW otsa? Ma sihtisin päris pikalt kuskilt leida just 2002, kuna see on üks sükest BMW-dest, mis on nagu BMW brändi taaskäivitanud, ehk siis nendel oli raskusi, neid peaaegu ostis Mercedes, mingi 60-30 lõpus, aga see auto aitas uue nii-öelda DNA nendele leida, ehk siis ongi siuke nagu väike sportlikum sedaan. Okei, päris lahe.